Viimaseks ma küsin su käest seda, et räägitakse hästi palju sellest ja sina oled ise ka rääkinud sellest ja mulle meeldib hästi see raamat ka, et sa peaksid küsima endalt, et miks sa asju teed, on ju, et äri puhul on kõige olulisem küsimus, mitte see, et kuidas me seda tegema hakkame, või noh, mitte ainult äri puhul, vaid iga projekti puhul, mis me kuskil teeme, et kuidas me hakkame tegema, vaid miks me hakkame tegema ja siis nagu tulla sinna tagasi, et miks ma seda teen nagu hiljem ka, sest muidu hakkab võib-olla minema nii, et sa ei saa ka aru, kuhu, on ju. Aga samas mul on tunne, et seda miks küsimust ma võin küll endalt küsida teatud ajahetkel, aga ma ei ole kindel, et ma õiget vastust ise kuulen. Saad aru, et kui nagu sa oled mingisuguse müra sees, et ma võin küll küsida, et miks ma nüüd seda teen, aga kuidas on sul mingisuguseid harjutusi või kuidas ma ära tunnen, Jüri, et ma vastan endale õigesti? Äkki ma vastan mingi vale vastuse endale, miks ma seda teen? Ja kogu aeg niimoodi. Ei vale vastust esiteks ei ole, miks sa teed Coworkabiti? Miks ma teen Coworkabiti? Sest ma olen kindel, et inimestel peab olema rohkem vabadust valida, kus ja kuidas nad töötavad igal pool. Ja kas sa kahtled selles? Ja tööturg ei tohi olla nii jälk, nagu ta meil praegu on, et seadusandja või ettevõte ütleb ette, kuidas meil tööd tehakse. Ja sa ei kahtle ju selles, absoluutselt mitte. Et peaks olema veel jäigem. Ei. Ja et me peaks, ma ei tea, mingit kuidagi veel tõsisemaks muutma seda kontrolli nii-öelda töötamise üle. Jah, ei, selles ei ole küsimust. Aga miks sa üldse kahtleks selles? Selles ma ei kahtle. See Coworkabiti asi on üks asi, milles ma ei kahtle. Ma kahtlen väga paljudes muudes asjades tihti peale. Ei, aga see kahtlus on normaalne ja ma arvan, et kahtlus on osa uudishimust ja uudishimu on ainult hea, sellepärast, et uudishimu paneb meid mõtlema uute asjade peale. Muidu me teekski ainult seda ühte asja over and over, eks. Selles mõttes, et kahtlus peabki olema selleks, et sa küsiks enda käest alati, et kas sa ikkagi päriselt teed seda, mida sa tahad. Ja ettevõtte, kui sa oled ettevõtte juht, siis kas me tõesti see toode, mida me pakume, et kas see ikka päriselt lahendab seda kliendi probleemi või mitte. Sest et üks hetk sul tekib see tunne, et loomulikult me lahendame ta probleemi, aga mida kaugemale sa lähed sellest kliendist, mida nagu rohkem sa unustad ära, sul tekib seda infrat endal majas ja osakonnad ja asjad ja poliitika ja kõik see, ja sa hakkad ära unustama, et ikkagi miks selle kliendil su teenust oli vaja. Seal tekivad need kahtlused küll ja seal tuleb nagu alati küsida, et kas me ikkagi teeme kõike seda, mis on võimalik. Muide, Jeff Bezos, Amazoni asutaja, multi-billionaire, sellepärast jätab iga kord oma nõukogu koosolekutel ühe tooli tühjaks, et kõikidele toas tuletada meelde, et me oleme tegelikult tema siin, see on meie klient, see on meie kliendi tool, et võtame teda arvesse ka, et ta ei ole siin, aga kui me siin teeme otsuseid, et see on tähtis. Aga cool, võiks ju teha nii, et iga kord kutsudki ühe kliendi sinna istuma. Ja siis saad kohe küsida, et kuidas asjad lähevad. Super, aitäh sulle, Jüri, tulemast. Ma tean, et sa oled üli-pisi inimene ja kõik tahavad sind endale esinema ja mina sain, jee!